Veiko garaaži järgmine saade on käima läinud ja täna on külas Heigo Jelle, kes on Eesti metallikunstnik, raua manaja, ma ei tea, kas see on, nii tohib öelda, ja sepp, oled sa ka sepp või kuidas? No, sa juhata ise sisse. Olen harjunud ennast sepaks pidama küll, et hariduse poolest olen Erki aastal 86 lõpetanud metallikunstnik. Tarbekunsti üks osakond oli niisugune, tookord oli ta nimi metallehistöö ja siis selle ala peale olengi jäänud, et kunstnike hulgas võib olla väga tavaline ei olegi, et õpitakse mingit ala ja siis jäädaksegi sellega tegelema, et siuke hüplemine on palju tavalisem vist. Ja ma tean ka mõnda, kes alustasid metalliga ja pärast on neid fotosse. No igasugu variante on, jah. Aga no mind on hoidnud paigas võib-olla see, et selle ühe materjaliga tegeledes on teemad ja mõõdud ja kõik see on nagu väga vaheldusrikas olnud, et ehetest kuni igasugu väravateni ja nüüd viimased 10 aastat olen päris palju skulptuure teinud ja et see on, no vaheldust on olnud nii palju, et mul ei ole selle ühe materjaliga igav hakanud. Et ma ei tea, on see nüüd vabandus niimoodi siuksele staatilisusele mõnes mõttes, aga siiamaani ei ole jah, et mul sellega seoses meenus niisugune mees nagu James May, kui sa tead, ta on selles Top Gearis üks 3 mehest, Jeremy Clarkson, Hammond ja May. Ja siis meil oli nüüd üks saade, mis ta tegi, on Jaapanist, et ta kuidagi läks ülevalt, reisisaade läks ülevalt Jaapanisse, siis käis kõik saared läbi ja tuli alla välja. Ja siis üks koht, kus ta käis, oli siis ühe nagu mõõgameistri või ma ei tea, kuidas on katana või, mõõgameistri juures. Ja siis seal see mõõgameister ütles talle, et noh, tema sai sellest nii-öelda selli seisusest või õpipoisi seisusest sai välja, siis kui ta oli 10 aastat nagu tegelenud noh, ma ei tea, raua, metalliga, võt nüüd ma peabki nagu täpne olema terminites. No nemad tegelevad jah, rauaga selles mõttes, et ma tean, neil on küllaltki spetsialiseerumine seal ümber ühe mõõga ka, et üks teeb tera valmis ja siis kui on seal juba vaja teritada, see on juba järgmine mees. Rääkimata käepidemest, et seal on noh, aga no umbes 40 aastaga saabki nagu asja kätte umbes. Aga nii kitsaks on noetud. No see on jah, ütleme, selle tarbekunsti erialade nimetamisega on ka siin kunagi on olnud niisugust arutamist, et mis nende nimi üldse peaks olema, et kas tarbekunst, et kas on ikka hea nimi ja kas ta on nagu äkki on liiga vanamoodne ja mis hädad veel, et üks variant ongi käinud läbi materjalikunst, ega see ei ole ainult vormi küsimus, et kuidas nimetada, aga ka see, et mida see selline kunstitegemine üldse sisaldab. Et selles mõttes ma olengi siuke ehtne materjalikunstnik, et ühe materjaliga tegelen ja no, üldiselt üks teema on võib-olla ka see, et oskuste teema. Et millegiga tegeleda, siis sa pead selle materjaliga ikkagi lõpuks juba nii palju sina peale saama, et sa oskad taga midagi teha. Et see hoiab ka nagu ühe materjali juures paigal. Et ma lugesingi su seda artiklit, et õpetaja räägib rauast ja siis ma vaatan, et kui ma loen seda, siis sa tegelikult oled kirjutanud natuke, ühesõnaga, et see raud on nagu selline, sa annad talle mingisuguseid selliseid animistlikke, mitte karakteristikuid otseselt, aga sa räägid temast kui millestki, mida peab mõjutama. Ja ühesõnaga sa ei kasuta puhtalt nagu sellist tehnilist terminoloogiat, vaid see on nagu, sul on aru saada, et sul on mingisugune suhe sellega tekkinud. Ja sellepärast ma tahtsingi kutsuda sind, et just rauast rääkida, sest et garaažis on ka ju me siin tegeleme raua küsimustega palju. No jah, ütleme, mis võtmesse selle materjaliga tegeled. Et sel teemal siin mõni aasta tagasi, kui
Kuressaares ühte näitust tegin, siis seal Kadi raadios ka pidin rääkima ja seal mu näituse nimi oli Puhas maagia. No see oli, ühest küljest see oli lihtsalt ühe töö pealkiri, aga siis küsiti ka, et mis tähendab ja mis tagamõte ja no üks asi on see, et seppasid on peetud natuke maagiaga tegeletaks, et üldiselt kui inimesed ei saa aru, kuidas mingi protsess käivitub või kuidas seda juhitakse, et siis see publiku jaoks on maagia. Et no, et keegi seal lämaras sepiga sajab selle raua tuliseks ja siis mingisugusest asjast saab nagu täiesti uus vorm, et see on nagu maagiline tundunud. No jah. Et see on, noh, põhimõtteliselt see ongi üks maagia vorm siis, aga tegelikult no seal artiklis ma rääkisin nagu erinevatest tehnoloogiatest ka, et igasugune külmlõikamised, puurimised, freesimised ja sepistamine ja valamine, et kuidas materjaliga suhelda kõigi nende puhul ja see on nagu täiesti analoogne sellega, kuidas ka näiteks inimesi saab mõjutada, et see on nagu väike fraktal, et nagu sama teeman saab inimeste kallal nagu ühe kaupa kui ka inimkooslustega tehakse täpselt sama asja. No seleta seda, see on huvitav. No kui ma tahan, no seal kõigepealt ma kirjutasin, ütleme seal puurimine, freesimine, treimine, et see on niisugune seal on see loogika, et see lõikav raud või teras, ütleme siis on tugevam kui teine. On kõvem, või kõvem ja siis käib jõud üle ja siis teine siis teeb seda, mida see kõvem käsib, et see on nagu käsuahel, et üle mul on rohkem tärne, sul on vähem tärne ja siis sina hüppad ja mina ütlen, et hüppa, sina hüppad. Et see on umbes niisugune juhtimine. Ja aga raua puhul, ütleme sepistamise puhul, siis et ma selle rauaga midagi teha saaks, siis ma jään ta kuumaks. Siis ta olek muutub ja ta hakkab juba palju meelsamini tegema seda, mida ma tahan. Ma pean ikkagi mõjutama teda, aga ta juba vormub ja ta annab sulle järgi natuke nagu ise ka. Annab järgi ja võib-olla annab märku, mis talle meeldi ja ega inimest ka inimesed viiakse emotsionaalsesse mingisugusesse, muudetakse tema emotsionaalset olekut ja siis ta võtab vastu midagi. Et see on nagu täiesti analoogne. Selle peale ma jällegi kunagi mõeld, aga valutehnoloogia, see on juba nagu üsna äärmuslik, et põhimõtteliselt sa nagu kaotad teadvuse, ärkad üles, siis sa oled teine inimene. Et ütleme, seda annab ka ühiskonnas või nagu inimkooslustes annab, on võimalik seda sama mustrit näha, kuidas seda tehakse. Jaa, okei. See on väga, väga põnev. Aga korra raua juurde, mitte korra, vaid võib-olla see ongi meie peateema, ma isegi täpselt ei tea, vaatame, kuhu me välja jõuame, aga et ma lugesin ka, et raud on keemiline element, raua sulamistemperatuur on 1539 kraadi, aga meie ümber on igasuguseid metalle ja siis raud on, eks ju, üks metallidest, aga siis meie ümber on ka igasuguseid hästi palju sulameid. Et kui sellest nagu metallide maailmast üldse rääkida, et ma ei teagi, kust, tead, ma loen hoopis, ma võtan appi sellise mehe korraks, nagu ta on meil enne ka külas käinud siin, nagu Henry Ford, kes on täitsa siuke, ma arvan, kohane mees, kellest garaažis rääkida. Ja siis tal on üks selline lõik. Et ja tegemist oli siis 1905. aastaga ja ta ütleb niimoodi. 1905. aastal oli mulle üksikasjadeni selge, missugune peab olema kavatsetav auto. Ja siis see kavatsus oli ta lihtsalt see, et ta, kuna ta tegeles, toona oli ainus selline autode reklaamimise võimalus ja oli võidusõidud, siis tal oli vaja kergemat ja vastupidavamat autot põhimõtteliselt. Mul puudus aga sobiv materjal, et saavutada vajalikku veojõudu väiksema raskuse juures. Avastasin sobiva materjali peaaegu juhuse tõttu. 1905. aastal olin võidusõidul Palm Beachis. Juhtus ränk kokkupõrge ja üks Prantsuse auto purunes täiesti.
olime lasknud tol korral sõita mudelil K meie suurel 6-silindrisel. Mulle paistis võõras auto seni tuntust pisem ja parem olevat. Õnnetuse järel võtsin ühe võllikillu kätte, see oli väga kerge ja väga kõva. Küsisin, millest see tehtud on. Keegi ei teadnud. Andsin selle oma abilisele. Katsuge selle kohta teada saada nii palju kui võimalik, ütlesin ma. See on materjal, mida vajame autode jaoks. Tavastas lõpuks, et kild koosneb ühest vanaadiumi sisaldavast prantsuse terasesordist. Küsisime kõiki Ameerika terasetööstureid, aga ükski ei osanud valmistada vanaadium terast. Laskin tulla Inglismaalt mehe, kes oskas suurtööstuslikult toota vanaadiumit. Nüüd oli vaja veel leida tehas, mis oleks selleks võimeline. Siin ilmnes uus raskus. Vanaadiumi saamiseks on vaja 3000 kraadi Fahrenheiti, mis on siis umbes 1650 kraadi Celsiust. Aga tavalised sulatushahjud ei saavuta üle 2700 kraadi. Lõpuks leidsin ühe väikese teraseühingu kantonis Ohios. Pakkusin direktsioonile kahjutasu võimalike kaotuste eest, kui ta siiski prooviks vajalikke kuumuskraade taotleda. Esimene katse äpardus. Terasesse jäi ainult minimaalne hulk vanaadiumi. Laskin katset korrata, seekord tulemusega. Seni olime sunnitud rahulduma 60–70 000 naelase tõmbetugevusega terasega, vanaadiumi lisamisega tõusis aga tugevus 170 000 naelale. Ja miks ma seda lugesin, et see ongi võib-olla sellepärast, et kui me nüüd niimoodi tavainimesed, kes sepad ei ole ja metallide ja rauaga ei ole kokku puutnud, et siis me kõik käsitleme neid nagu mingite ühesugust, ütleme üldiselt metall ja raud ja siis me teame, et on kuld ja hõbe veel ja võib-olla mingi vask ja pronks, aga see ongi kõik. Aga see maailm on vist palju keerulisem ja nüansirikkam. No on, aga siin on ka, ega sepp ei tegele ikkagi metallurgiaga reeglina, see on ikkagi nagu niisugune erandlik juhtum, kui sinna alale ulatub see tegevus. Siin Tartu Ülikooli arheoloogid on niisuguse muinasmetallurgiaga katseid teinud, et kuidas kunagi Eesti on olnud niisugune rauda eksportiv maa, et on neid kunagisi ahjusid proovinud, et palju, kuidas see protsess käis ja missugused need ahjud pidid olema ja see on ka niisugune sepatöö ja metallurgia piiri peal, aga ütleme, see on 1000 aastat tagasi, et siis üldse maailm oli natuke pisikesem ja asjad olid üksteisele lähemal, et see metallurgia ja sepistamine olidki nagu praktiliselt paaris. Aga nüüd on ikkagi, kui mul on vaja midagi, siis ma ikkagi kaupmehe käest ostan seda terast, mis mul on vaja ja sellist profiili, mis mul on vaja ja lihtsalt ma pean mingil elementaarsel määral orienteeruma selles maailmas. Aga ega ma selles alas, ma ei ole väga hea sellepärast, et ma kui teeks terariistu ja siis oleks nagu suurem vajadus ütleme kõik need karastamised ja et mis erinevad materjalid ja see on ikkagi niisugune insenerimaailm, et kui ma teen seal skulptuure ja väravaid, et siis mul on see küllaltki erandlik, et ma pean sukelduma sinna, et mul on enam-vähem mingis mõttes on läbitud, et ma enam-vähem tean, et austeniit ja perliit ja tsementiit ja et need on niisugused erinevad, kuidas öelda, sulamid, kristallvõre tüübid, aga tegelikult ega ma täpselt ei mäleta neid enam niimoodi, et kui mul on vaja, siis ma pean ikkagi vaatama kuskilt seda, et kõik see asi mul peas ei ole. Et metallurgia suhtes mina olen ikkagi niisugune tarbija seal. Okei. Aga siiski oma artiklis sa oled siin väga täpne, sa nimetasidki igasuguseid sõnu, mida mina ei tea. Teadma peab, et selles mõttes, aga see ei ole nagu minu spetsialiteet nii-öelda, et ma nagu väga süvitsi ei oska minna sel teemal. Aga selle materjali puhul, et siin sa kirjutad süsiniku sisaldusest ja sa kirjutad ka, kuidas see oli kristallvõrest. Jah, see süsiniku... Mis see nagu on, et seleta natuke lahti kuulajale? See, millega raud on legeeritud, et siis mis sinna sisse on segatud, see mõjutab seda kristallvõre kuju, mis moodustub. Metallid on kõik kristallvõred. See on siis niimoodi, et kui
kui ta tahkeks muutub, ütleme oletame, et ta on nagu segatud mingisugune noh, see on nüüd siuke kooli füüsika teema, ma olen vist 14-aastane 7. klassis, siis mulle õpetati niisuguse asju, ma ei tea, kuidas tänapäeva koolis on. No ega ma ka ei tea täpselt, ma loodan, et õpetatakse, aga see on ka sellised asjad, millega igapäevaselt ei tegele, et siis nagu lähevad meelest ära ka teinekord. Aga kuidagi, aga noh, ühesõnaga, et on raud, siis on malm ja on teras. No need on rauasulamid, malm ja teras ja need on, oleneb, mis sinna sisse on siis pandud sinna rauaga, kuidas öelda, vaheldumisi sisse, no sulatud, no sulam on. Et kui on, noh, natuke lihtsam on, kui on ainult süsinik, aga siis ütleme igasugune tööriistaterased, seal on teisi metalle sisse pandud siis ka. Aga praegu on siis neid nimetatakse siis legeer, see on teiste metallidega kokku sulatamine, seda nimetatakse legeerimiseks, no mitte ainult raua puhul. Sulamite tegemine ongi legeerimine ja et siis sellest siis vastavate omadustega materjali saab. Ja need omadused sõltuvad sellest, et teistmoodi kristallvõre tekib. Aga see on lihtsalt olnud aja jooksul katse ja eksituse meetod, eks ju? Või kuidas neid asju üldse tehakse, et noh, et ma kujutan ette, et praegu on mingisugused metallimüüjad, eks ju, siis ma ei ole kunagi ostnud metalli, aga ma siin plaanin, mul on vaja messingit osta, aga et kui ma lähen sinna, et kas siis seal on, ütleme, metallipoodi lähen kuskile, et kas seal on mingisugused kõvadused või kuidas see, et mille järgi ma saan nagu, noh. Värvilistel metallidel seal on nimi juba muutub, kui seal on teised. Need messingid ja pronksid, need on vasesulamid. Aga nagu terase puhul siis, et näiteks, et ütleme, kui ma ei tea, lähen praegu, ma ei tea, kust ostetakse metalli, Levadiast, Levadia on jalgpalliklubi, aga no nüüd on Balti laevaremondi tehase PLT, Elme metall on nüüd sama koha peal. Aga seal lähen siis umbes poodi, eks ju, ja siis ütlen, et mul on vaja mingi sellise asja jaoks ja siis on seal erinevad tugevused või kuidas seal käib? Seal on niisugused konstruktsioonterased, seal on niisugused suhteliselt pehmed erinevad profiilid põhiliselt, aga tööriistateraseid, no võt neid mul on väga harva vaja, praegu ma peaksin hakkama uurima, kes see neid müüb üldse, aga siis ma pean teadma, mille jaoks ja umbes mis marki mul on vaja, või piisab, kui ma tean, mille jaoks, et siis juba saab müüja käest küsida, et võt. Aga tööriistateras võrreldes siis mingisuguse ehitusterasega, et selle erinevus ongi, mis see erinevus on, et sa saad nagu, üks on kõvem no füüsikalised, teised füüsikalised omadused on. Jah, sest et tööriistateras, see nagu mulle tundub, et definitsioon ütleb seda, et sul on tööriista vaja selleks, et mõjutada sellega mingisugust teist materjali, eks ju, mis tähendab seda ja sellel nii-öelda jõhkral viisil ehk siis lõigates, puurides või? No või siis ka leebemal viisil, kas või no mingisugused tangid või noh, need peavad ka, need ei tohi olla pehmest terasest, see peab ikka mingi tööriista teras olema. Aga samal ajal on ka see, et on ju kuidagi niimoodi, et siis ühe teras, mingisuguse terasest tehtud objekti on, et ta on kuidagi sisemiselt on ta nagu pehmem, aga välispind on kõvem. Et kuidas seda saavutatakse üldse? Kui minna nagu selle töötlemise juurde? No see kisub ka juba sinna tööstusesse, on niisugune asi nagu pindkarastus, et on, aga noh, see oleneb ka jällegi, mis materjale ja tegelikult läheb see masinaehituse maailma juba, et siis tule siia üks insener kutsuda. Mina olen ikka niisugune räägime sepa asjadest ikka. Niisugune no ma ei ole väga, ütleme, väga siuke tehniliselt väga kõva, kui koolis mulle reaalained istusid rohkem isegi kui humanitaarained, et kuidagi see vist peegeldub praegu mu ametis ka, aga ega ma ikkagi ei ole insener. Okay. Et tegelikult, ütleme, see raua sisemine elu, kas või see, et see karastamine, see on ikkagi täiesti omaette amet, termist on selle nimi.
et missugused terased, mis režiimiga karastada, mille jaoks, et see on nagu päris keeruline maailm. Et siis ongi nagu minna sinna James May ja selle katana meistrite juurde, et siis seal on mingi tüüp, kes oskab seda lihtsalt paremini kui teised. No sellega on veel see asi, et vanasti oli ikkagi elu lihtsam, ega neid terase tüüpe ei olnud ju nii palju. Jah, no nagu me siit lugesin ka, Henry Fordil ka, et tal oli nagu, polnud nagu eriti midagi võtta. See, et neid erinevaid terasid on nii palju ja kõigis neis nende omadustes orienteeruda, ega see on ikkagi, see ei ole väga vana nähtus ju. Et need traditsioonilised jutud, et mille sisse ja et see on ikkagi päris lihtsa maailma niisugune kirjeldamine, kus olid seal mõned üksikud variandid ja siis mida sa siis karastasid või ei karastanud või et tänapäeval on see maailm ikkagi teistsugune. Aga just, et selle, näiteks ütleme mõõga tegemine, et kuidagi Hollywoodi filmidest on selline mulje, et see Jaapanis seal ongi nende mõõkade tegemine selline, ma ei tea, mitu tuhat aastat vana selline tegevus. Ja siis ma kujutan ette, ja siis veel on umbes niimoodi, et need on nii teravad, et ma ei tea, mis asja sellega puruks lööd, teravad ja kõvad. Et siis, et kuidagi on see saavutatud, aga samal ajal on see, et ta ei tohi ju selle löögi puhul, ta ei tohi nagu kildudeks puruneda. Et kuidas nagu saavutatakse sellised omadused, et on samal ajal väga kõva, aga samal ajal on, kuidas ma ütlen, elastne, mitte elastne, aga painduv. No ma ei ole Messerschmitt. Ma olen seda, ma olen torkinud nii palju, kui mul ennast on huvitanud see asi, aga tegelikult ikkagi on nii, et vaev oli muidugi suur, et saada see tera piisavalt kergeks ja niisuguste omadustega, et ta ikkagi kannatab sellega sõtta ka minna, aga katki läheksid nad ikka. Et see, selles mõttes on see maailm ikkagi proosaline, et õõrdetegur on igal pool ja tee, kuidas sa teed ja lõpuks ikkagi keegi oskab selle mõõga puruks ka lüüa. Nii nagu masinad ütlevad üles ja tulevad rattad ära teinekord risttee peal ja ega siis juhtub, kõigi asjadega juhtub. Et aga mõõk on iseenesest juba niisugune natukene müstiline või lõpuks on ta ikkagi tapariist ja sellest olenes selle mõõgaomaniku elu, kuidas ta vastu peab, et sinna ümber on siis nagu väga kerge siuke müüdiudu ka tekkima, et ühest küljest ta ongi niisugune keeruline ja pretensioonikas lugu, aga sinna külge need igasugu müüdid kleepuvad ka päris hästi. Okei. Aga sina peamiselt ikkagi, ütleme, kui sa mõtled nüüd, sa ei ole metallurg, sa oled sepp, ja peamiselt kas sa sepistad nagu mingit ühte tüüpi rauda või sa ka nagu tegeled mingite erinevate materjalidega, mida sa siis omavahel seod ja kuidagi lood nendest erinevatest asjadest uusi tervikuid? No kui nüüd materjali omadusest rääkida, siis mul reeglina on ikkagi tavaline niisugune konstruktsioon teras. See, mida müüakse 6-meetristega siis lattide või nurkraua või mingi ümarguste ümarmaterjali kujul või niisugune, see on see materjal, millega ma tegelen. Ja selle mõjutamise puhul, ma saan aru, et kui siin oli see, et selle sulamistemperatuur raual on 1539 kraadi, aga siis see töötlemistemperatuurid on erinevad, seal madalamad natukene. Et kuidas sa selle üldse nii kuumaks ajad või et nagu, ma ütlen, et istume siin nagu tavalises garaažis on ju, meil siin on mingisugused tikud ja midagi veel, aga et selles mõttes, kuidas sa selle nii kuumaks saad üldse? No klassikaline, mida ka kasutan, on kivisöe ääs. Muidugi praegu järjest raskemaks läheb see kivisöe hankimine, et päris palju kasutatakse ka gaasiääse ja ka elektriga.
aetakse. Aga no suurt kogust muidugi elektriga on no, kahtlane natuke. No, arve läheb suureks. No jah, aga minul on ikkagi põhiliselt 2 viisi, on kas, kui on mingisugust kohta läheb, noh, ütleme seal needin või midagi niisugust või mingist ühte nurka tahan keerata natuke või mingisugust, siis ajan keevituspitsiga kuumaks aga kõige rohkem kasutan ikkagi ääsi lihtsalt, panen kivis ääsi ja ajan kuumaks. Ja seal no raud on niisugune, et värv näitab, palju see temperatuur umbes on, et kuskilt seal 700 kraadi juures hakkab sest kirsipunaseks minema ja kuskil seal 1000 juures on ta siuke helekollane ja lõpuks on ta päris valge ja siis on juba põlemise piir ja siis järgmine hakkab juba sädemeid viskama, siis juba põleb, et siis on rikutud. Okei. Aga siis kui see... Aga noh, seal 1000-1200, see on niisugune, kus on paras teda siis muljuda natuke. Aga see on ikkagi siuke tunnetuse küsimus, on ju? No eks ma näen ju teda, ma liigutan teda seal ääsis ja siis on näha, mis värvid on, et selles mõttes see väga hirmus keeruline ei ole. Ja ma just mõtlen, et siin on ka, et mõtled, et liha praadimine ka, et nagu just kui ei ole väga keeruline või hea šašlõki tegemine, aga siis nagu ise hakkad tegema, siis ta alati tuleb kuidagi kuiv välja ja üldse nii hea ja siis lähed kuskil aserite juurde, eks ju, siis need vennad nagu panevad niimoodi ja siis keegi, et ma ei tea, et müüakse poodides neid liha, neid termomeetreid, on ju, et paned sinna termomeetri sisse ja siis vaatad, et pead nagu selle ajal. Aga teised inimesed vaatavad lihtsalt nagu silma järgi, on ju, ja alati tuleb parem välja. Puhas maagia. No täpselt, et selles mõttes see on jah siuke keeruline värk. No inimesel on päris head andurid iga asja jaoks, aga need ei hakka ise tööle, need peab ikka natuke timmida. Peab ikka treenima, 10 aastat ja siis võib-olla saad nagu selleks, kuidas selle nimi oli, see karastaja nimi oli? Termist, jah. No aga see on nagu ruumis orienteerumisega, et kui käid ringi ja vaatad, kust keerad paremale, kust vasakule, siis sulle pähe tekib see mudel sellest ruumist, kus sa liigud. Kui sa kepsuga sõidad, siis iga korra käid lollimaks, sellepärast, et sul nagu harjumus ümbrust märgata läheb väiksemaks ja sõltuvus ekraanist läheb suuremaks, et see on... No vist on nii, jah. Jälle, maailm on ikka maru lihtne. Kõik kuidagi mingid sarnased sellised põhimõtted tulevad välja. No on, jah. No põhimõtted on sarnased, aga kui konkreetseks minna, siis on iga asi on keeruline. Ja võtab väga palju vaeva. Ja. Et aga siis on see, et ma veel lugesin, eks ju, et kui raud on külm, siis tema kristallvõre püsib tugevasti koos. Ja siis, kui see sulamispunkt saavutatakse, et kas see, siis ta nagu, ta muutub, ma saan aru, et ta muutub nagu selliseks täiesti vedelaks, ja malmi puhul, sest malmi hakatakse valama, eks ju. Täiesti vedelaks muutub ta siis, kui on üle sulamispunkti, kui sulatataksegi. Aga ütleme, siis kui ta on mul seal niisugune helekollane või siis ta lihtsalt on teistsugune kristallvõre ja see annab järgi. Ta on teises olekus nii-öelda. Et ta ei lagune veel laiali, aga ta annab järgi. Aga siis ütlesid, et samas kui nagu teda hakkab sädemeid lendama juba, mis tähendab seda, et hakkab põlema. Ja siis on see, et kui teda hakata jahutama omakorda, et ka sa ütlesid, et ta on nagu rikutud siis. Rikutud on, mis see tähendab? Kui ta ära põleb, et siis ta ausalt ma ei oskagi öelda, mis keemilised muutused seal täpselt on, aga välja see näeb niimoodi, et ta hakkab nagu kobrutama. Ja ta see järgi jäänud materjal on niisugune rabe ja ta ei... Et kui ta ära siis päriselt jahtub ära, siis nagu lööd, siis tuleb puruks midagi sellist? No ta näeb välja nagu, ma ei oska öelda. No ma ei tea, nii kui sallitama läinud. Siuke kobrutav või niisugune... Aga seda enam nagu korda ei saa või, sulatades? Või ütleme, sulatad, jahutad, sest et
kõik ju teavad, et see ikka lendab vana rauda, sellega pole midagi teha. Ta lendab vana rauda, aga siis vana raua kohta me teame seda, et see ju sulatatakse uuesti ümber ja tehakse uusi asju. Selles mõttes, et ega temaga ju ega seal mingit tuumareaktsiooni ei toimu, rauaks jääb ikka. Jah, aga siis sellest ikkagi saab teha mingisuguseid uusi asju. Sellest hoolimata, et on nagu vahepeal nagu midagi nagu sassi. No ütleme, ega see keemiline element raud on ikka seal alles, aga ma ausalt öeldes ei oska isegi öelda, mis see keemiline või mis see kristallvõre pilt on selles põlendrauas, aga ta ikkagi, see on näha, et seal osa tükke on nagu puudu ja kuskilt on nagu üle aru üles kerkinud ja ta on niisugune kuumaastik tekib. Okei. Ja siis see praegu, ütleme, kust praegu üldse, kust see raud tuleb üldse? Ma mõtlen, et kui sa lähed, siis ostad sealt maakera seest. Maakera seest tuleb, eks ju, aga ütleme, kust ta tuleb, kas ta tuleb Eestis kunagi, ma saan aru, kuskil sai kaevandada või mingitest soodest? Soomaaki. Aga praegu soomaaki Eestis väga ei kaevandata, eks ju. See ei tasu ära, ta päev otsa need vaeva saad siukese pooliku telliskivitüki east, kui hästi läheb. Et see läheb nii kalliks, et aga praegu, ütleme praegune siis, et tahame siin teha mingisugust mõõka, lähme ostame siis mingi vastava tüüpi raua, et kust kandist see üldse nagu pärit on, kas sa tead seda, et kus on nagu maailmas üldse kaevandatakse, mis need on põhilised, need maagimaad? Rootsi, Saksamaa, Ukraina on meil siin kõige lähemal. Okei. Hiljaaegu oli kõva lööma Mariupolis, seal on metallurgia tehased olid. Jah. Siis ma mõtlengi nüüd, et see lasti kõik puruks, et siis neid kohti jääb kuidagi nagu vähemaks. Aga kaupmehtel ikkagi müüa on, nii et ega see inimeste kogum on niisugune putukapesa, et need suudavad nagu kompenseerida, et ühtedel läheb halvasti, siis teised leiavad omale selle arvel turu ja see maailm ikkagi töötab. No, aga kui veel minna tagasi sinu enda nagu isikliku loometöö juurde sepana, et mida kui sa hakkasid kunagi sellega tegelema, et mis sa nagu esimesena tegid ja kuidas see nagu sinu kogemuses nagu on edasi arenenud. Ma kujutan ette, et alguses võib-olla esimene asi on naela teha ja siis aga et see läheb ju järjest keerulisemaks ja tegelikult tänapäeval on see ju väga haruldane amet, et seppasid on väga vähe. No ega niisugust hetke nagu ei ole olnud, kus ma mõtlen, et ma nüüd hakkan sepaks. Et see käis pigem niimoodi, et käisin siin kõrval majas kunstiklassis. Ja keskkool hakkas lõppema, siis mõtlesin, et tundus kuidagi väga loogiline või huvi pakkus ka, et peaks ikkagi nagu seda kunsti edasi õppima ja lihtsalt lugesin erialade nimekirja, et mis võiks olla ja siis metall tundus, et üks variant, et mis võiks kõne alla tulla, et äkki on huvitav. Ja siis läksin lihtsalt metallikunstnikuks õppima, kusjuures ega mul ei olnud kuigi võrd arusaamist, mida need metallikunstnikud teevad. Aga mis nad teevad siis? No ega ma esimesed kursused tegingi rohkem mehteid näiteks. Et tudengi ajal on kulla ja hõbedaga ka tööd tehtud küll, ega elatusin või sain oma taskurahad ja värgid või kuidas öelda sellest, et natuke anti stippi ja siis tegin ja parandasin ehteid. See oli terve ülikooli aja ja poole pealt kuskil seal 4. kursusel siis hakkas esimesed raua torkimised olid 3. kursusel, kui ma õigesti mäletan nüüd 2. 3. Aga ega mul siis ka ei olnud seda tunnet, et ma nüüd hakkan sepaks. See oli lihtsalt üks variant, et need metallitehnoloogiad, mida õpitakse, et need on ikka väga erinevad kõik, kuigi
mingisugune sarnane loogika neil kõik on, et metall on metall, et ta on nagu ikkagi suhteliselt sarnaste operatsioonidega lähed talle ligi seal, olgu ta siis vask või hõbe või raud. Aga noh, konkreetsemalt on ikkagi teine töökoda, teised tööriistad kõik, et siuke juveliiri kogemus on ka olemas, et tegelikult see kulub ära, et niisugune hästi väikses mõõdus ka, et niisugune täpne olla ja et see on sepale üsna vajalik, et niisugune kool ka on läbi käidud. Et ühest küljest siis see nii-öelda juveliiri või ehtekunsti tegemine, see arendab sellist täpsust, et kuna objektid on ise väiksemad, eks ju, ja ilmselt, ma ei tea, kas neid ka ikkagi kuumtöödeldakse, eks ju, see ei ole niimoodi, et minnakse ainult toorelt kallale neile kõigile. No näppe ma põletasin ehteid tehes rohkem kui praegu, sellepärast et praegu on ikka selge värk, kui on punane, siis on punane ja kas on kindad käes ja pihid ja ega ma ei lähegi näpuga torkima, aga kui seal midagi joodad või lähevad pintsetid kuumaks või ega sa ei saa aru, et ta kuum on, et kogemata ikka juhtub. Aga samal ajal siis, kui minna raua juurde, siis mulle endal lihtsalt tundub see, et kuna ta vajab suuremat temperatuuri muutumiseks ja ilmselt suuremat füüsilist jõudu ja siis samal ajal on see, et kui see midagi nagu valesti läheb, et siis sa pead jälle rakendama tohutult energiat selleks, et teda nagu ümber teha. Siis tuleb üks rodu vägisõnu. Okay. Kõlab sepiga. Sest mulle nagu tundub, et see on nagu ikkagi kuidagi raskem. Või ei saa nii öelda? No mingis mõttes on see, et kui ehtekunstik teeb näituse, siis ütleme see tööde kogu võib tal ikkagi mingisse kotti ära mahtuda, mul nagu seda varianti ei ole. Ikkagi vähemalt käruga auto peab olema. Et juba see on päris suur muutus tegelikult, et mis mõõduga sa tegeled. Et võib-olla mingid asjad on analoogsed, aga jah. Siis ma mõtlengi, et selle mõõdu suhtes ka, et kui hakkad tegema mingisugust, ma ei tea, inimese kõrgust kuju või veel suuremat kuju, et seda veel jaksab tõsta, aga see on see piiri peal, et peaaegu on juba mingit tõstukit vaja. Jah, aga hästi rumal küsimus võib-olla, et mõtlen ka, et ütleme, oletame, et teed mingisugust asja, mis on 2 meetrit kõrge, eks, et sa pead kuidagi need proportsioonid nagu paika saama ja siis on see, et kui kaugelt sa seda vaatad ja kuidas see, kas see on samamoodi nagu selline kogemuse ja tunnetuse asi, et seda ei saagi nagu, loomulikult sa mõõdad ka midagi ilmselt, aga et lõpuks tuleb sellest välja siis mingisugune selline heas proportsioonis olev skulptuur, et kuidas nagu seda saavutada, et väiksem asjaga lihtsam. See on küll niimoodi, et väiksemad asjade puhul on see mänguruum suurem ja see mängimine lihtsam. Ütleme, tööd võib-olla see idee või see mõte või see vorm, mida ma seal siis taotlen või teen, et see enamasti ka muutub töökäigus rohkem. Et suurema asja puhul peab see eeltöö olema põhjalikum ja täpsem, et ma pean ikkagi meeter siia, meeter sinna, seda enam nagu töökäigus ei muuda. Ja siis hakkad juba täitsa otsast peale. Mul tuli meelde sellega seoses, ma ei tea, kas õnnelik või õnnetu, aga see vabaduse võidusammas, eks, mis ei ole küll üldse metallist tehtud, aga et siis ma saan aru, et selle jutud käivad, et Muinsuskaitseamet olla öelnud, et kui see on, ma ei tea, kui mitu meetrit pikem, mis ta vist oli algne kavand, et siis ta varjab ära kuidagi kikinda köki mingisugusest vaatest. Võib-olla ma nüüd praegu räägin mingisugust linnalegendi, ma ei tea. Oli küll seda sorti küsimusi seal, jah. Ja siis ma mõtlengi, et siis kui sa tegelikult, kui minnakse nagu mingisuguste nõuetega esialgset kavandit muutma või selliste nagu mõõdulindiga, et siis nagu rikutakse kogu vorm ära. Ja mine siis pärast seleta. No üks oluline moment minu ameti juures ongi see, et ma pean suutma hästi erinevates mõõtudes hakkama saada ja need omavahel kokku viia. Et
niisugust detaili, väiksemat detaili, seda ma vaatan üks ühele, täpselt samamoodi nagu ehtekunstnik. Aga siis teine ots on, et mõelda nagu arhitekt. Et arhitektid tavaliselt, nemad mõtlevad ikkagi keskelt läbi suuremas mastaabis, aga mul see nagu mõte, mingi üks ots peab sinna samasse välja jõudma, et ma pean nagu kõigi nende mastaapidega suutma suhelda. Et mina ei kavanda seal üks 20 või üks 50 või üks 200 või nagu arhitekt, aga üks ühele kuni seal üks 10 on nagu kõige tavalisem. Või siis ka, kui ütleme mingi arhitektuuriga seotud mingi detail seal, mingi piire või värav, et siis ma pean ikkagi vaatama ikkagi terve selle majaga seda koos. Või kui ta on mingisugune skulptuur või objekt või maja kõrval, et siis sel hetkel ma pean ikkagi nagu selle samas mõõdus mõtlema nagu arhitekt. See on minu jaoks, ütleme arhitekti jaoks niimoodi ongi kogu aeg, minu jaoks on nagu üks nagu serv. See niisugune mõõtude vahel sõitmine tegelikult see ei ole nii väga lihtne, et see mingisugune kunstitukk seal oleks siis nüüd selles keskkonnas nüüd see õige mõõduga ja õige olekuga ja see seda on tänapäeval annab arvutis päris palju simuleerida seda, et see teeb elu natuke kergemaks, aga see pilt on ikkagi, natuke ta ikkagi petab ja mingisugust kogemust on ikkagi vaja, et kuidas nagu päris maailmas see niisugune või naasugune tükk mõjub. Et oletame, et ongi mingisuguse maja, ma ei tea, ees või hoovis või kõrval, et siis kas on nii, et kõigepealt peab maja valmis olema, enne kui sa hakkad tegema sinna kõrvale skulptuuri või siis ei ole see oluline? Ma ütlen, et see on nagu proportsioonidega natuke lihtsam kui on, et ikkagi füüsiliselt kohale minna ja vaadata seda ruumi ja tajuda, kui suur ta, siis see orienteerumine ikkagi on natuke lihtsam kui ainult projektiga. Sest viimane skulptuur, mis avati, oli selle uue Arteri maja ees, eks ju, et mis ta oli, Jänes ja Jänku ja Notsu, ja just. Kui suur see või kui kõrge ta on? Ma ei ole ausalt, ma ei ole ise teda nagu, ma pean minema füüsiliselt vaatama. Jänku on ka nagu elusuuruses inimene seal. Täitsa üks ühele kohe. Sest piltide ja Notsu peaks ka üsna üks ühele olema. Et Notsu sõrad ikka, ma tegin niimoodi, et läksin Nõmme turule ja palun näidake mulle neid siajalgu, et ja lahke pui ja siis andis ja mõtlesin, et kas ma tohin, ma teen mõne pildi ja siis Aga sa tegid pildi pealt siis pärast, sa sepistasid või kuidas see? Ma kõigepealt uurisin seda vormi, et mis loogikaga need Jumal on sea loonud. Jah, on sea loonud ja et ma ei hakanud seal midagi uupi, et ma pidin seda siis raua jaoks natuke kohendama ja et kuidagi see raualoogika ja selle seasõra loogika kokku panna ja nii et Notsu jaoks oli ka mul modell, tõsi küll modelliks oli ta postuumselt. Aga jah, võt, seal ongi see, et ma olen pilte, olen näinud fotosid sellest, ja siis ongi, et kuna maja on taga nii suur, et siis tegelikult ei saa üldse aru, et kui suur see nagu seal ees on. Et see ta on küllaltki niisugune nagu piiritletud ruum seal, et ta ei ole ikkagi väljaku peal, ütleme, kui niisuguse suure platsi peal oleks ta väike, aga seal on ümberringi on ka niisugust, seal on ees on ta on pinkidega piiratud ja taga on ka niisugune, ma isegi ei mäleta, mis seal oli, niisugune kioski suurune vorm, kas seal mingisugused ventilatsioonid olid seal või, ühesõnaga ta oli ikkagi nagu piiritletud, et siis kannatas niisugust elusuurust teha, et ta kuskil seal 1,5–2 meetri kaugusele pääseb, et üsna lähedale vaadata ka, et siis on niisugune, muidu elusuuruses on niimoodi vabas õhus on ikka nagu miinimum. Et aga seal nagu mängis välja, ega seal on ka niimoodi, et kui ta ükskord kohale sai, siis oli seda rahul, et istub küll, et sobib. Et sa võid ju arvata ja mõelda ja kogemuse pealt midagi, väike värin on see. Aga
no tegelikult on ikkagi valmis siis, kui ta on koha peal, et siis sa näed, ahah, nii töötab, et siis on nagu lõplik, et kas see nüüd töötas, mida ma arvasin, kas see on nii, nagu ma arvasin, või on siin mingi nüanss, mis on nagu, vaatan, et ai, et aga see on sassi ka läinud, et teed ja vaatad, et pärast viiakse kohale ja ai, pagan, et ei, sealt on vaja midagi ümber teha. Ei päris niimoodi, mul ei tule meelde, et oleks niimoodi alt läinud. No siis on hästi, sest ega kui oleks, siis ma arvan, oleks meelde tulnud, või siis ei oleks öelnud. Ei tule meelde, no, muidugi mõnikord mälu on valiv ka, aga no ega neid niisugusi avaliku ruumi niisugusi asju nii palju ei ole ka, et kunagi on niisugusi väravaid ja seda moodi asju on rohkem tehtud. Neid on siin linna peal küll, aga no seal on ikkagi, see on ikkagi natuke teissugune, et ta värava puhul seal nagu mõõduga, no ei saa teha nukuväravat suurele augule, et seal on nagu rohkem materjali ja materjali valik ja õige rütm ja kõik niisugused asjad, et sellega võib mööda panna. Aga niisugune üleüldise mastaabiga, seda ikkagi see nii naljalt ei lähe, et viltu midagi seal. Ja. Aga kui suur või mis on kõige suurem selline raudobjekt, mille sa valmis oled meisterdanud? No kuidas võtta? Aastal 88 sai üks skulptuur tehtud, mis kaalus 5 tonni, see on suur Sõjamäel seal hotell Susi vastas, aga näiteks Kõltsu mõisa aed on 400 meetrit pikk, 2 meetrit kõrge, et kuidas mõõta või mida või. Sa tegid terve sepistatud aia sinna? No seal oli küll niimoodi, Kõltsu mõisa ma tean küll, jah. Ja seal oli küll niimoodi, et ma ise panin ainult suured väravad kokku, seal nii suure mahu puhul peab ikkagi päkapikud palkama, kes selle valmis toksivad, et minu töö oli... tegid siiamaani seda? No pigem oli see mul niisugune töödejuhataja moodi töö, et kõigepealt oli vaja see ära kavandada, valmis kavandada, välja mõelda, siis tehnoloogiliselt paika panna ja siis mehed tööle panna ja siis ega seal korraldamisest väga palju ei jäänud üle, mõtlen, et suured väravad panin ise kokku. Aga sa ütlesid, et päkapikud kopsivad, et kuidas see kopsimine tänapäeval käib üldse, et kas see on ikkagi niisugune nagu vanas filmis? No see oleneb, mida sa seal teed, ega seal see aed on küll needitud, nii et seal oli kopsimist sõna otseses mõttes, et iga pulga juures paar needikest. Võt seoses neetimisega mul tuli meelde selline arhitektuur, mis ulatub, no ma ei tea, millal seda tehti, 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses äkki, et kui käia mingisugustes Lääne-Euroopa pealinnades, siis mingil ajal tehti hästi palju just kui ongi nagu needitud asju ja Eiffeli torn on ka vist, ma ei tea, kuidas nad seda on teinud. On needitud. Aga mis on see, ütleb, miks see neetimine on ära kadunud ja miks on nüüd, kuigi tundub, et ajas nagu need asjad peavad nagu just hästi vastu, et kas see on lihtsalt kuidagi efektiivsem või kiirem on keevitada või miks niimoodi liimida. Või liimida. Tänapäeval on liimid ka niisugused, et... Jah, et autosid, ma jällegi garaaži saade siin on ju, et autosid tehakse ka, eks ju, et need põhimõtteliselt tänapäeval ka liimitakse metalle omavahel kokku. No see on ikkagi niisugune ökonoomika, et ega see neetimine, ta on küll hoiab kõvasti, aga see on päris töömahukas. See tähendab siis põhimõtteliselt kunagi, et kuna objektid on nagu nii suured ka, siis ilmselt sa pead neid tegema selle koha peal, eks ju. Ja siis koha peal mingi suur tagumine käib kogu aeg. Et neid asju omavahel ühendada. Või käis kunagi. Näiteks see skulptuur, mis 88 aastal see tehtud, see on ka needitud. Seal on isegi päris suured needid, polt või see
ümar materjal, millest need needid sai tehtud, see oli 22 millimeetrit läbimõõtu, nii et ja siuksed päris suure peaga ka, nii et need olid päris siuksed ja see on päris hunnik neid neete, see nägi ka välja nagu 19. sajand oleks tehtud. No, väga kihvt. Ja mulle kuidagi meeldib see neetimise, ma ei tea, ta on selline esteetiliselt on kuidagi nauditav, et sa näed nagu seda liitmise tehnikat. Aus värk, kõik on näha. Kõik saab kahe üles tunnistama, mis sa oled teinud, et publik näeb kohe, et aha, siit on niimoodi tehtud. Aga kuidas nad ära ei roosteta? Või lihtsalt ongi kogu aeg värvitakse üle või mis see trikk on? Ei, no ega seal nagu neetimisel ja ega seal vahet ei ole, ega kui on ikkagi raud ja kui ta on kaitsmata, siis ta ikka roostetab, miks ta ei roosteta. Aga kuidas see jänku ja siga, jänes ja siga, jänku ja notšu, et kuidas no ütleme, tegid ka siis need jalad ja et kuidas see nagu vastu peab pidama? Seal on tsingitud see asi, et see tsingitud raud peab vastu küll. Lihtsalt värvid, et need ikka ei pea, et seal mõned aastad, aga kui ikka ära tsinkida, siis peab küll. Aga sa ise tsingid neid ka siis? Või see on niimoodi, et sa teed objekti valmis? Nii nagu ma ise ei ole metallurg, ma ei ole tsinkija ka, et tuleb ikkagi mingisuguseid muid, kõik tehnoloogiad ei mahu ühe sepiga. Tuleb oma võitlusi valida? Jah, no ja ütleme, kui midagi kavandan, siis on vaja need erinevad tahud selle asja juures klappima panna või kuidagi kooskõlla saada. Et kuidas ma suhtlen selle materjaliga ja kuidas ta pärast tööle hakkab ja siis kui ma veel niisugune koolipapa olin, siis ma nagu mäletan, ma seal seletasin, et keegi ei tohi vaenlane olla, et see, kes teeb ja see, kes kasutab ja see, kes vaatab, et nagu kõik peab klappima. Et vaeva tuleb ka näha, see vaev tuleb ära näha, mis ilmnigmata vaja on, aga kui juba ülearu need vaevad, siis on kahtlane, et siis äkki võib-olla teed midagi ülearust äkki või. Ja ilmselt et nii nagu, on. Või nagu püüad seda kuidagi jõuga sellest materjalist üle käia või et mõistlik on ikkagi nagu selles mõttes mitte liiga jõuga teha asju. Et siis ikkagi, et seda tuleb kuidagi nagu tajuda ja tunnetada. No jah. Et ütleme, kui ma teen midagi, millel pärast peaks mingisugune esteetiline väärtus olema, et see ikkagi eeldab, et mingisugune tundlikkus või taju on, aga ütleme, tundlik on terava pliiatsi otsaga ikkagi lihtsam olla kui valdaga. Ja. Et seal väike trikk on, et sa pead ikkagi valdama seda asja. See on jälle see oskuste teema, et mis me siin alguses rääkisime, et kui sa midagi tahad hästi teha, et ükskõik kas või spordis või ütleme, see tehnika pool on ikkagi oluline, et kui sul nagu tehnika ei ole selge, siis ei ole mõtet mingisugust väga pretensioonikat nägu sinna juurde teha, et ei tule välja ilmselt. Seda küll jah. Ilmselt nii on, jah. Spordis on selge, et saad viimase koha, aga ütleme, kunst on nii palju keerulisem, et siin on hämamise ruumi natuke. Ja saad ennast kuidagi äkki õigeks, sirgeks rääkida? Tegelikult ei saa, aga see illusioon teinekord tekib, et või kui loll publik otsida, siis äkki natuke aega töötab, aga tegelikult ikkagi ei saa. See on ikkagi see, et kuidas see on, et kõik, et saad petta väheseid inimesi punnid, mis sa tunnid, lõpuks tuleb ikka pinnale see, mis on. Just. Alati sa ise ka kohe aru, vaatad mõne aja pärast, aha, nii. See oli hästi, see oli natuke vähem hästi. Ongi, aga see on nagu siukene, kas sa muidu, kuidas sa hindad ennast, kas sa oled siukene väga tugeva tahteline inimene, ma mõtlen seda, et Sepp, kui ta peab metalliga rauaga tegutsema. Raud on ka metall. Raud on ka metall, ja just raua, aga ütleme nii, peab seda materjali mõjutama, eks ju, et siis ma kujutan ette, et kui teine inimene läheb õppima midagi haldusjuhiks, on ju, et siis mulle tundub, et seal on ka vaja nagu mingisugust sellist tahtejõudu, et millestki läbi närida, aga samal ajal mulle tundub, et see on kuidagi nagu lihtsam.
et see materjal, millega haldusjuhid tegelevad, et see nagu nii palju vastu ei hakka. No mingis mõttes on võib-olla inimestega keerulisem, aga nüüd on raske võrrelda. Kuidas sa neid meetreid ja liitreid seal võrrelda? No ei saa vist, jah. Ma kuidagi tuli siuke mõte pähe. Et ma lihtsalt nagu omast kogemusest mõtlen, ma tegin siin väikese messingist, eks ju, sellise raamatu hoidiku, eks ju, kus kasutasin neetimistehnoloogiat ka, muuhulgas olen väga rahul neetimisega. Nii, ja siis omamata nagu igasugust kogemust, eks ju, siis vaatasin, et see on tegelikult lihtsalt üks plekkleht ja siis kui ma hakkasin seda, mõõtsin seal ja tõmbasin mingid jooned peale ja hakkasin voltima ja siis vaatasin, et pagan, et ta voltub nagu valest kohast, eks ju, et omast arust ma tegin nagu kõike õigesti, aga siis ta hakkas nagu seal murduma, või mitte murduma, aga jah, et see murde koht on nagu, tekkis nagu mitte sinna, kuhu mina tema mõõtsin ja tema tahtsin panna, vaid siis ta hakkas mulle nagu vastu käima. Ja siis ma nagu selle mõtlesin, et pagan, et ega seda nagu tagasi ka ei keera enam, et ma ei saa nagu midagi parata, on ju. Et nüüd ma olen nagu selle liigutuse olen juba ära teinud, et kuidas, et mis ma nüüd siis edasi teen. Siis mõtlesin, et nagu selleks, et teha parem, et siis ma pean selle jälle kõik uuesti tegema. Ja siis ma mõtlesin, et see raud on ikka nagu raske materjal. Ja mõtlen, et kui sa pead tegema mingisugust tõesti suurt objekti, eks ju, niimoodi, et ta normaalne ja kõigi jaoks vastuvõetav välja näeb, siis see on pagana keeruline. No, eks ta vastu hakkab ja ta mingit intensiivsust nõuab, aga ta on ikkagi ettearvatavam kui inimene. No, jaa, võib-olla küll, jah. Aga mitte 100% ikka, mõnikord võib-olla üllatab ka, aga põhimõtteliselt ikkagi see luuste lihast objekt on ikkagi riukalikum. Nüansirikkam. Jah, mõjutada. No jah, nii selge. Aga räägime veel natuke su loomingust ka, et kui sa alustasid siis väiksemate objektide, kuidas sa siis kuhu sa oled praegu jõudnud, et kui sa kogu oma seda loometeed vaatad, et kas sa oskad seda jaotada mingiteks etappideks või pigem mitte või mingisuguseks selliseks teekonnaks, et kuidas see teekond on kulgenud ja kuhu sa praegu oled jõudnud? No sellest oli juttu juba, et üliõpilasena kuni 5. kursuseni tegin ehteid, et siis oli nagu see mõõt ja siis see raua peale ümberlülitamine oli tegelikult 4. kursuse lõpus, 5. alguses, et siis see laev pööras nagu muudest metallidest eemale ja raud, mis siis ette tuli, et sellega ma siis nüüd tegelengi siiamaani, et ütleme 4. kursuse lõpust 5. algusest kuni siiani, et nüüd tuleb juba 10 aastate kaupa hakata lugema. Aga kas see vorm, siin hiljuti oli, kus ka mis hiljuti see praegu toimub, Toko ja Arrak galerii näitusel on väljas sinu, mis oli, tantsulõvi. Jah, et kuidas niisugune asi sünnib või? No kuidas selline asi sünnib ja mida sa alguses tegid, et ütleme tantsujalg või tantsulõvi on eks ju selline huvitav objekt, et seal minge vaadake, päris naljakas on minu arvates, aga et ta on nagu abstraktne ka natukene. No suhteliselt. Jah, suhteliselt, aga mida sa alguses, kas sa hakkasid kohe tegelema abstraktsete objektidega või sa alguses tegid objekte, mida sa nägid? No kui ma selle Erki kooli ära lõpetasin ja hakkasin seal, siis Arssi, niisugune asutus oli nagu Arss. Ja see oli Arss Monumentaal veel, kus olid seal sama hoovi peal veel kiviraidurid ja pronksivalajad ka, et seal siis olin kunstnikuna ametis, siis kavandasin seal igasugu seal, ma tean, kaminavõred ja väravad ja piirded ja niisugused arhitektuuriga seotud asjad. Et see niisugune rakenduslik sepistamine ja see kavandamine, seal on niisugused abstraktse kunsti väljendusvahendid.
üks asi on see, kuidas see raud käitub, missuguseid sõlmi ma saan kasutada, ütleme seal on ütleme see materjali tundmise pool ja kõik siis need faktuurid ja rütmid ja see on kõik niisuguse abstraktse kunsti maailm tegelikult. Aga siiski sa teed... et see tulemus peab nagu töötama ja nagu see esteetiline pool on nagu niisuguse, no ütleme nende abstraktse kunsti vahenditega siis. Aga ta on ikkagi nagu tarbitav objekt. Jah, et tal on nagu see piirang on, et ma küll väravat teen, no põhimõtteliselt on ikka kolmemõõtmeline objekt, kuigi ta tundub lapik, aga ma teen teda mingis mõttes ikkagi nagu skulptuuri või. Aga noh, tal peab olema funktsionaalne omadus. Aga see piirang on peal, et ta peab töötama sellena, selle väravana. Aga ratsa monument ei pea, tema lihtsalt on ja seisab. No seal on teised asjad, mis ta peab. Peab teisi asju tegema. Aga mis asju ongi, et kui sa nüüd tegid selle jänku ja notsu, et mis asju see tegema pidi või tegema peab, et kui sa hakkasid seda sest see on ka nagu nii huvitav vormiliselt selline asi, et nagu vaatad, et nagu mis asja. No üks on niisugune tehnoloogiline ja materjaliga suhtlemise pool ja teine on, ütleme, see kujund või see vorm või märk või mida see tähendus. Et need on jälle nagu küllaltki erinevad maailmad, aga nad peavad siis kuidagi seal kokku saama selle töö juures. Et see töö tegemise protsess iseenesest on küllaltki tehniline. Et kui ma ikkagi pean rauga panema tegema seda, mida mina tahan, mitte mis tema tahab, et siis see on väga palju mingisugused aspektid ei erine väga palju inseneritööst. Et ma ikkagi pean arvestama selle materjaliga, mis ta teeb, mis ta ei tee, kus ta nagu vastu peab ja kus ta ei pea ja et ta püsti püsib ja kogu see füüsika peab ju nagu, skulptori, füüsikaga ei ole mõtet nagu kakelda, et nagu igal juhul saad kolki. No tänapäeval kõik ei arva niimoodi, aga mina arvan, et saab, aga jah. No siin enne oli küsimus, et kuidas see skulptuur sünnib, ega seal on mõne asja puhul on provokaatoriks mingisugune tükk rauda mul seal sepikojas, et võt sellest peaks midagi tegema, et mis sellest saab teha. Või siis on, et kas ma sellise vormi suudan ära teha. Või mingisugusest üsna erinevad nagu algatused võivad olla või kus see käima läheb. Aga ütleme selles mõõdus, kus ma veel jõuan sülle võtta ja teise kohta tõsta, et tihti peale on ka niimoodi, et ma hakkan ühest asjast pihta ja siis vaatan, et sellest asjast saab niisuguse viguri teha, et selle kas või selle sama tantsulõviga oli ka, et sa hakkas üsna nagu tehniliselt pihta, et niisuguse kaarega peaks midagi peale hakkama aga kus see nagu lõplik, kus see plõks käis, et niisugune asi teha, ega see on niisuguse loomingulise töö puhul on niisugune asi, et sa alati kõike ei suudagi kontrollida või ei peagi, et sa kuskile sukeldud mingisugusesse kaosesse ja siis peaasi, et sa midagi hambus sealt välja ujud lõpuks. Et tegelikult ma alati ei oska vaadata, kus ma selle mõtte võtsin. Et see ei ole niimoodi, et sa oled hästi tugev nagu metoodikas ja siis teed täpselt metoodika järgi ja kõigepealt hakkad võtad paberi ja pliiat, siis hakkad joonistama sinna peale, siis tuleb ja siis sealt teed edasi ja siis saad lõpuks midagi tantsulõvi valmis. Seda siis saab teha küll, aga sellisel moel tavaliselt tulevad natuke kuivad asjad. Et kuskil peab nagu laskma, mingisugune mänguelement peab olema. Et kui sa mängid, siis on võimalik, et sa ise ennast üllatad, et siis tulevad head asjad, et sa pärast ei oskagi öelda, et kust ta tuli. Et lihtsalt tekitad olukorra, kus sa mängid millegiga ja siis sa mingist vastust otsid, et siis leiad selle, mida sa võib-olla ei oleks oodanud. Et ma siin puutusin ühe intervjuu raames kokku hiljuti
ühesõnaga mingite žürii liikmetega, kes hindasid disaini. Ja siis, kuna nad on sellised kogenud ja palju näinud žürii liikmed ja maailmas erinevates kohtades asju näinud, siis nad mitu inimest ütlesid niimoodi, et tööd olid tehtud nagu metoodiliselt nagu väga hästi. Ehk siis, et inimesed on nagu korralikult õppinud, et kuidas peab tegema, et kõigepealt, et selle operatsiooni, aga neis puudus nagu eripära. Et sellise, ja mitu žürii liiget ütlesid seda, et selles puudus nagu mingisugune siuke knihv. Et mulle lihtsalt tundus, et sa ütlesid praegu natuke seda sama asja, et ei saa öelda, et metoodika pole oluline, aga küsimus on, et kuidas seda balansis hoida. Metoodika on äärmiselt oluline, aga sinna ei tohi kinni jääda. Et üldiselt kunstikud on niisugused rahvased, nad on väga altid igasugustele anomaaliatele. Et kui ma ei tea, mis tahes, kas või igast perverssustele või, aga asi on selles, et kui sa ei taha olla siuke trammijuht, et siis sa pead tegelema, sa pead tekitama nii-öelda mutatsioone. Bioloogias on nende nimi mutatsioonid. Ütleme niisugused, et ma ei tea, ütleme siuke mutatsiooni mingi kultuuriline vaste, ühesõnaga, et mingisuguseid rajalt maha jooksmisi, aga seal juures peab olema taotlus, et sa lihtsalt ei lõhu. Aga et sa paned mingisuguse teistsuguse asja kokku sellest, vaata bioloogias ka need enamus mutatsioone lendab ja prügimäele ikkagi. Et osutusid mitte elujõuliseks, ega selles mõttes, et kunst sisaldab niisugust mutatsioonidega mängimist üks jagu, et sa ei saa ette heita, et kõik ei ole šedöövrid ja see käib asja juurde, et lihtsalt teistmoodi see asi ei toimi. Aga kui seal puutub taotlus, et midagi, lihtsalt ongi kogu lugu, et teeme teistmoodi, et siis ongi tore, et siis on niisugune, paremal juhul 13-14 aastase niisuguse pubeka mõttemaailm, et niisugust asja tegelikult on kunstis päris palju, et ei saagi sellest, et teeme teistmoodi, aga ja see ongi kõik, aga seda on igav vaadata, see on lihtsalt teistmoodi, see prügi on alati ühesugune. Aga kui sa oled hästi metoodiline ja need on need rööpad siis, kus sõidetakse, et need on ära proovitud asjad, et nii tehakse, et sedasi sa saad tulemuse kätte, aga tõenäoliselt on see võib-olla kuiv või nagu sinna arvatavasti ei lähe kunsti mõiste alla. Ja ütleme see proportsioon seal, kui palju seal seda kaost on ja kui palju siis on üritatud seal mingisuguseid kooskõlasid luua, et või millest, või et see segu võib väga erinevatest asjadest koosneda ja see teeb ka kunsti nagu jälgimise ja hindamise keeruliseks. Et sellepärast ka nagu nii-öelda oma arust või ka teiste arust või spetsialistid tihti panevad nagu mööda ja kuskil aja jooksul setib välja, et mis oli midagi väärt või mis ei olnud, et kogu see niisuguse kaoses sumpamine ja teinekord ka niisugune elu põletamine, enese hävitamine, et see käib selle asja juurde, et siin ei ole midagi teha. Jah, et elu põletamise ja enese hävitamise käigus puutud sa kokku nende mingite... See on meetod, et kuidas neid mutatsioone välja õngitada, et mis sellest nagu juba olemasolevatest lahendustest nagu midagi muud leida. Et see on spetsiifiline tegevus. Ja sellepärast on ka, ütleme, kunsti jaoks on ju niisugused nii-öelda laboratooriumid, galerii on, seal on natuke midagi võib-olla muud lubatud kui tänava peal. Et sa ei saa nagu sama mõõdupuuga mõõta, ma ei tea, näiteks poliitikat ja seda, mis kunstisaalis, aga inimesed on ikkagi reeglina, nad ei suuda nagu nii-öelda sagedust vahetada, et kes missuguses maailmas elab või missuguses erialas või oma harjumuspärases keskkonna, siis sellega hakkab kõik muud ka mõõtma. Et selle sama raamiga nii-öelda. Ja,
nii ta on lihtsalt. Või nii ta on, jah. Et jah, et see kuidagi, et ongi, et see on ka jällegi natuke selle metodoloogiaga kuidagi seotud, et sa oled oma metodoloogias kinni ja siis üritad sellega mõõta kõiksugu asju, aga samal ajal, kui elu ongi selline piisav või nii lühike, kui ta on, eks ju, et siis ei jõuagi kõiki nagu metodoloogiaid selgeks õppida või erinevaid raame. Jah, aga loovisikud siis ilmselt on kuidagi nagu nende, või kui on hea looming, et siis ilmselt see on kuidagi, ma ei tea, kuidas seda öeldagi, et sa nagu ütlesid, mutatsioonide tekitamine mingites õigetes kohtades, et teatud õigel määral. Tuli välja, ja just. Mõnikord tuleb ja mõnikord ei tule. No professionaal on see, kes suudab ise seal natuke oma pekki läinud mutatsioonide kuhugi ära lükata kõrvale, ära peita. Prügikasti ise visata, et teised ei pea viskama. Kunagi mul üks endine klassivend, et ma tema puhul imestasin, et kuidas tööõpetuse tunnis, mina ei tea, mis me seal treisime ja mingid saagisime mingisuguseid vineeritükke ja asju, ja siis tal nagu alati see nagu algus, ta tegi selle mingi asja valmis, mida oli vaja teha. Ja minu arust alati oli ta nagu läks nagu sassis ja midagi ta lõikas, puuris valesti, aga mind nagu alati kuidagi nagu hämmastas see, kuidas ta suutis selle korda teha pärast. Ja ta suutis nagu sellest asjast, mis mulle tundus, et ta tegi nagu kuidagi ebatäiuslikku, lõikas sealt mingi kaare kuskilt valesti või midagi, ja siis ta seal viilis ja tegi ja jamas sellega tohutult kaua aega. Ja siis tal alati tuli see nii hea tuli välja. Siis vaatasid, et kurat, et kuidas ta seda teeb, et mis asja ta sellega nagu täpselt teeb ja kus ta seda nagu. Ja mul endal oli jällegi niimoodi, et mina seal saagisin ja viilisin ja läks sassi. Siis ma olin kuidagi nagu tusane selle peale. Ja mulle tundus, et nüüd on pekkis ja peab uuesti alustama. No see on nagu väike mudel, kuidas on võimalik kunsti teha. Ja. Et rikud midagi ära ja siis hakkad teda ära parandama. Et selle ärarikkumisega viid nagu sõidetud rajalt kõrvale ja siis pärast lapid kokku uuesti. Siis tuleb midagi teistmoodi, kui enne on tehtud. No jah. Et üks variant. Jaa. No vot, et sain kutsusin Sepa, metallurgi ei saanud. Ei saanud. Aga mul on selline tunne, et ma jõudsin ikkagi veel kuskile palju sügavamale välja, kui on raua needmine. Aga igatahes minge vaatama Jängut ja Noitsut, mis asub seal Olümpia vastu ehitatud suure uue maja ees ja minge vaadake heigoelle.ee on sul asjad, kuidas sul oli? Jah, heigoelle.ee heigoelle.ee, minge vaadake seal ka, et mis Heigol on minu arvates väga naljakad skulptuurid. Vabandust, ma ei tea, kas tohib öelda naljakad, aga minu arust on naljakad. No kui natuke juba muigama jääb, siis tohib. Ja, siis tohib. Ma mõtlesin, et võib-olla nagu kuidagi teinekord on see, et on mingi, ütlete, et naljakas, aga siis keegi ütleb, nagu mis pühadus ja teadus, ma mõtlesin siin ikkagi nagu. Koomika ja traagika on esteetika kategooriad täiesti. Need on nagu ühed instrumendid kunstiku käes. Ja ma olen tähele pannud, et koomikud on tihti peale väga tõsised inimesed tegelikult. No see on ühe telje 2 otsa. No just, jah. No kuule, aga tore, aitäh, et sa tulid ja saime rääkida rauast, malmist, terasest, kunstist. No võta heaks ja tänan tähelepanu eest.